üks värvikavamaid koosolekuid ja võimsamaid koosolekuid, mis tal ilmselt oli Talsas Oral Robertsi ülikooli Maybe Centeris, mis siis mahutab üle 11 000 istekoha vist. Ja sellest räägitakse siin päris pikalt, siin Melodi kirjutab siin raamatus. Kiit ei olnud rahul sellega, ta tuleb kohale, laulab neid kenasi laule, et inimesed saavad natukene puututud ja kogu lugu ta igatses sellist täiesti meeleparandust ja ärkamist ja et inimesed tõesti hakkaksid seda elu elama, nagu Jumala sõnas on kirjas ja kirjeldades ühte seda koosolekut seal, siis ta käis edasi-tagasi ringi ja ütles, et te tulite kindlasti kontserti kuulama, aga nüüd teid aetakse nurka. Kristlik elu seisneb selles, et hunnik vingerdavat liha naelutatakse ristile. Mõni ütleb, et kuule mees, ma tahan polsterdatud risti saada, aga tead, sellist keha järgi vormitavat risti, midagi sellist mõnusat ei ole olemas. Sellised olid tema siis stiilid, kuidas ta nagu rääkis ja siis edasi ta siis lausa lajatas rahvale välja, et parandage meelt. See oli päris karm nagu, aga siis ta läks klaveri taga ja hakkas laulmas ja ütles, et ja palvetama, et Jumal, sa tead, ma ju armastan, et ma ju ei ole tulnud siia kedagi sõimama otseselt, vaid Jumal, sina tahad inimesi puudutada ja tahad tuua meeleparandust ja siis see lõppeski sellega, et inimesed tormasid lausa lava ette ja üks suur meeleparandus ärkamine algas seal. See oli üks selline põgus siis vaade tema teenistusele või ühele koosolekule siis. Aga jah, selline mees ta oli.